Tere hommikut. Su üle Jumal vallaku on riigi hümnis ja see näitab, et riik ja Jumal ei ole lahus või kirik. Nad on seotud ühe osakesega kasvõi. Et vaadakem, kui sõnavabadus ja usuvabadus on ka konstitutsioonis, siis on meil juba teine osake, kuidas riik ja kirik ei ole lahus. Ja teadlikkus liigub läbi teaduse. Näiteks Einsteini tontlik kaugmõju teooria, ja mida praktikas on ka selles mõttes tõestatud, et sama elektroni kaudu võib isegi teadvus liikuda momentaalselt üle universumi. Et see on juba kolmas seotuse tase. Et olgem lihtsalt julgemad ja et ärgem kartkem. Hirm on see tihtipeale, mis inimese araks teeb. Ma saan aru, et kui hirmu osake on inimese sees, siis tema teadus jääb taandarengusse või seisma paigale kohe. Et pange tähele, et kuidas hirmu isegi riik küllab. Kui meil tehakse, riik teeb seaduse, kooli koostus on kohustuslik näiteks on ja lapsevanemad kardavad trahvi saada näiteks, kui lapsed koolis ei käi. See on hirmu külvamine. Et üks osake hirmu juba ja teadus juba jääb seisma taandarengusse. Et sa ei mõtle ja ei käitu nii, kuidas ise tahaks. Sind riik kallutab. Et kuidas see riik kallutab, et ongi trahvidega ilmutatakse, võib-olla lõpuks lapste äravõtmisega ja nii edasi. Et kui üks osake on hirmu kuskil sees on, siis teadus jääb taandarengusse või seisma paigale. Et saan aru, et on veel solvumine ja viha inimestes, mis selle teaduse arengu seisma paneb. Et me peaksime taandarengu ise peatama ja siis ongi, et selle valmiduse solvuda ja vihastada esiteks välja lülitama üldse, siis me näeme suuremat pilti. Et see taandareng ei saaks kesta, või ongi, et hakkad multifunktsionaalsemalt mõtlema, et erinevate tasandite kaudu, olgu kas või tontliku kaugmõju kaudu näiteks, et suhtled kosmosega, üldise teadvusega. Teadvus on vaba vaaluvuses, aga kui see hirm keegi kuskil takistab kedagi, siis ongi hakata see algseadistusel töötama, et ellu jääda lihtsalt. Et see näiteks miks loomad ei suhtle inimestega, et see on ühed suhtlevad, teised ei suhtle, aga ongi hirm jälle. Hirm on samad moodi, loomadel ka hirm selle mustrite ees, mis inimeste käitumises on, et kohe loomi kinni püüda ja võib-olla hävitada ja ära tappa ja söögiks võtta alati, mitte alati ka vahele. Et see ongi, et kui meil üks osakene hirmu kuskil on, siis vaba mõttevool peatab ja läheb vastu seina jooksemise. Ja kui me sellest üle saame, siis peame seda välja rääkima, kuidas see kõiksus töötab siin või universum. Et teadus on vaba vooluses ja igal pool kiirkab läbi, aga kui me hirmu väravad eest ära võtame, siis teadus saab ka veel sisse voolata. Loomulikult peaksime esmalt, et see kõik tööle hakkaks, ise olema ausad ja heatahtlikud, nagu ma ei väsi kordamast. Ja siis kuidas öelda, enda julguse aktiveerima sellega ka, et me peaksime ise kõik andeks andma ja andeks paluma pahateod selles mõttes neutraliseerima. Kui me kellelegi oleme liiga teinud, siis palume ta käest andeks ja kui keegi meil teine liiga, siis anname neile lihtsalt andeks. Et mina saan aru, et kogu see kõik, mis meiega juhtub, on alati meile vaja õpetuseks.
et iseennast nagu edasi liikuda lasta. Et kui me seinad ümber tulevad, siis tuleb lihtsalt neid samasid lihtsaid asju vaadata, et kas meil oleme ise olnud pahatahtlikud või. Aga näiteks kui isegi tundub hea seadus olete, aga kui see seadus surutakse jõuga peale inimestele või ütleme, et vägivallaga, allutamisviisidega, needsamad trahvid ja värgid, siis on jälle allutamine. Kui inimene on neutraalne, kellegi liiga ei tee, kas ei koolis ei käi, ta ei tee kellegi liiga ja ta teeb ise endale selles mõttes valiku lihtsalt. Ta võib õppida kodus või lapsevanemad võib õpetada või vanavanemad veel parem, veel targemad. Et alati on ka alternatiiv olemas, et inimene võibki võtta koduõppe ja kodus õpetada last. Aga kui laps üldse ei käi, siis koolis siis ta on valiku ees, ta ise valib, et mida teeb ja kas teeb ja kuidas teeb ja. Aga jah, kui on tõrked lapsevanemate enda poolt nagu, et seda või teist, on mingi õppekavad ka muidugi, et kuidas õpetada, mida õpetada, aga et kõik võib läbi töödelda selle programmi, aga kui palju seal on alati head ja kui palju halb, seda me peame ise analüüsima, et mis teadus ja teadus, näiteks igasugused piirangud, samamoodi jälle karistada trahvidega ja hirmuga, et need loovadki barjääre lihtsalt meile ette, aga teadlikkus ja heatahtlikkus saab igast barjäärist üle minna, et selles mõttes, et ei ole takistusi siin ilmas, aga me peame läbi nägema, mis seal teispool seina on ja miks seda tehakse nagu. Et aga allutamisviisid on tihtipeale, näitabki see rumalust. Et kui ei pakuta alternatiive kohe välja keeldudele, käskudele ja normidele, standarditele, siis ongi see allutaja ise nagu näitab vaigal arengus nagu, et ongi samasugused inimesed, aga siinpool seadusemüürijana on sealpool ka, et need, kes need seadused piire loovad nagu, aga et ühel peab keegi targem olema, et siis teispool üle saada nagu, et seal ise natuke reguleerida need seaduseid, keske ja piire, norme, standardeid, et koostöös on alati jõudu nagu, et kutsun kõiki kaasa mõtlema nagu ja et kuidas sellest kurjusest või sellest allutamismehhanismidest üle saada lihtsalt. Et kui me oleme heatahtlikud, kellegi liiga ei taha, pigem lihtsalt selle sama kurjusega sõbraks saada, et ega kurjus on ka lihtsalt korras kurjus, sellepärast et mõistus on otsas, siis on ta kuri ainult. Ega ta muidu kuri ei ole. Et alati allutamine ja kurjus on sellepärast selle sünnitis, et ta ise solvub ja vihastub ja ta on ka oma hirmud, et see samad moodi kahte pidi on see, et hirmud ja takistused nagu, takistus on kahesuunaline, et sealt näeme üle, mis see takistus on, lihtsalt väike juplakas on, millest oleks läbi lihtsalt vaadata, et mis sealt ümberringi asetseb nagu, et nagu ütleme nagu elektriskeemis, et vaadata, mis teispool takistus on, et kuidas seal nagu viljad töötavad ja ei tööta nagu, et tuleb leida loogika ja loomulikkust, et need takistused nagu läbida nagu. Inimestel on liiga palju hirmud tulebki neutraliseerida sama heatahtlikkusega ja tõestada, näidata, et ei ole kurja kavatsused kellelgi nagu, et kui kurja kavatsused ei ole, siis võetakse piiride eest ära. Et see ongi, et on see riigipiirid või mis iganes, et inimesed kardavad, et Venemaalt näiteks tuleb äkki mingeid asju sisse seal, et kes on, ma ei tea, pahatahtlikud, aga inimene saab tõestada, et ei ole pahatahtlik ja siis on ka piirid lahti, et samamoodi, et ilusad algavad peale ja õnnistust kõigile, et mõtlemises ja tegudes, et iga tegu hakkab sõnaga ja sõnajõudu ja mõttejõudu kõigile, et takistusest üle saama ja oma piire kahandama ümber enda. Aitäh!